vaimulikus koolis. Ja see oli hästi oluline ajajärk tema kujundamisloos. Jaan Poska õppis jälgima elu, õppis seda mõtestama, astus välja ülekohtu vastu, egi asi võib-olla otseselt ei puudutanudki teda. Ja sai väga julgeks, kartmatuks, julges öelda. Ja peale selle veel, et ma väga palun, et jälgi seda kohta, et ühel hetkel Jaan Poska saab aru, et egi isa tahtis, et ta saab köstriks, aga köstriks ta vist ei taha. Et tegelikult on see analüütiline mõtlemisvõime, mis hilisemas advokaaditöös ja riigimehe töös on ju asendamatu oskus. Siis tegelikult ega seal vaimulikus seminaris kerge. Ja aga lõõgastuti laulmise abil ja hilisemas eluski on Jaan Poska ju väga laulmisest lugu pidanud. Ja jälgige palun seda ka, et tegelikult see kodukoht laulmise on temaga kogu aeg kaasas. Et püüdke nüüd vaadata, kas teie saate aru, kuidas ta kaasas on. Peale selle, tõenäoliselt vaimulikus koolis ei olnud tüdrukuid, aga meil on tüdrukud olemas. Vastis mõttega, et kui ka tüdrukud ei olnud, siis endimata olid tüdrukud poiste peas olemas. Ja kust siis sai Jaan Poska niisuguse kogemuse, et suutis enese kõrvale leida niisuguse võrratu konstantsi. Ehk siis kuulandikud jätsid meelde, et kui Jaan Poska oskas 3 võõrkeelt, siis Konstants oskas 5 võõrkeelt. Nii et head vaatamist, jälgimist, kuulamist ja mõtestamist. Muidugi me oleme teinud seda lugu suure armastusega. Võtke teiega niimoodi vastu. Ja vaatamist. Ja palun, meie ette astub Laiuse Jaan Poska ülikooli näitleja ning tormilinnud. Ma korra küsin ühe korraldusliku küsimuse, kas valgust on juurde vaja? Kas eriti pilti teevad või? Ei ole? Selge. Elas kord mees. Küllap mäletate, aasta oli siis 1877, kui Jaan Poskal Riia teekond Laisholmist Jõgevalt ette tuli võtta. Jaan Poska oli siis poisikese ohtu vaid 11-aastane. Seepärast oligi kodud lahkumine raske. Lapsepõlv sai läbi ja väsimus vaevas. Kuid mis juhtus ikkagi siis, kui Laiuselt pärit noormees Riias oma õpinguid alustas? Esimene pilt Riia vaimulike kool 1877. KPS 17 veelu, Sikiri juusuvaajals. Tere, kuidas, miks sa nii hiljaks jäid? Kuidas on sinu nimi? Vabandust, härra. Ma olen eestlane. Mu isa kirjutas teile. Ahah, teie olete vist Ivan Poska. Jah, ma vabandan, et ta saanud varem tulla, sest et liiklus Laisholmi ja Tartu vahel pole veel just kõige päev. Ja, olen kuulnud. Sellest pole midagi. Mina olen Adrian Kruber, selle kooli juhataja. Näe, siin on sinu kooli.